No nii, käes laupäev. Meie lähme täna Malsessine linna avastama. Autot me endiselt pole saanud ja autorent on lihtsalt ebamõistlikult kallis. Deposiidid on mingi 1000–1200, mis on nagu täiesti ebareaalne. Me oleme kuulnud, et siin pidi olema päris tavapärane see, kui lõpuks rendifirmad ei tagasta sul isegi mitte deposiidi, sest et nad väidavad, et sa oled auto kuidagi moodi ära lõhkunud. Nii et me natukene nagu kardame seda, aga me ikkagi vist tahame, kuna me tahame siit Veneetsiasse minna läbi Verona ilmselt, siis see tähendaks seda, et meil oleks ikkagi autot vaja, sest et rongiliiklus on olemas täitsa, aga meil tuleb arvestada siis sellised, et 4 tundi sinna ja 4 tundi tagasi, tähendab 8 tundi juba päevas on ju, ei ole mõttekas ühesõnaga, sest et autoga sõidab seda sama teed 2 tundi. Nii et me ikkagi mõtleme, et esmaspäevaks 9 päevaks siis võtame, aga see tähendab omakorda seda, et meie peame teisipäeval liiguma siis tagasi samamoodi, nagu me siia tulime, ehk siis bussidega 3 ümberistumisega siis. Pole midagi teha. Ka praegu jah, me lähme vaatame, kas me jõuame praami peale. 14 läheb. Kell on, mis see kell on? 13.51. Äkki jõuame, siit ei ole üldse pikk tee. Ja me võtame ratta või? Sinu issi parkla on siin. Number 4. Sellised võtmed saame siis. Teeme siit selle lukustuse lahti. Siit pole hästi näha. Siit tagant on see lukustus. Ja siis me põhimõtteliselt saame igale poole linna peale ka jätta. Ilma, et keegi need ära varastaks. Keerame parema vasakule. Jaa. Meil on teine kord, kui kett on maha tulnud. Eelmine kord tuli tali seal. Nüüd tuli mul. Tore. 10 minutit on praamini. Usciamo? Non me la hoppu come. Mis sa ei tahtnud topsiga? Selle kene. See kõige parem suba. Mine kord jätti. Ja proovi seda. See on üks väga viisakas poiss, ma vaatan. Nagu näha, siis me oleme vahepeal jõudnud sööma. Ossab poiss, kus see oli kange. Oh my god. Tegelikult kell on juba 5:30, nii et mitte, et see oleks juba. Me käisime vahepeal siin auto mingit rendikohti vaatamas, küsimas, kui palju maksab. Nii suurt auto, kui meie tahame, kuskil ei ole muidugi. Homme helistame veel ühte kohta, mis pidi kella 10 lahti olema, nii et siis me saame teada, kas me saame auto 9 või 8 päevaks. Me tahame Veronasse minna, me tahame Veneetsiasse minna. See on vähemalt meie algne plaan olnud algusest peale ja ma väga loodan, et see ei jää nüüd sellepärast katki, et meil autot ei ole. See oleks äärmiselt kahju. Meil on muidugi ka võimalus, et me võtame 2 autot. Mina ei ole nõus sõitma, mul ei ole nii juhilube ka kaasas. Mu vend just sai load. Kas sa küsisid ka talis, kas seal võib? Nagu ei ole vahet, kui pikalt seal on olnud. Ühesõnaga, homme ilmselt siis kõik selgub. Aga jah, tänaseks enam otseselt plaan ei olegi. Vaatame jooksvalt, puhkame ja mõnname, sest see Riva del Garda reaalselt kõige ilusam koht, mida ma maailmas olen näinud. Ja ma olen nagu selles mõttes omajagu ikkagi reisinud ja mitmed kordi Mehhikos käinud, aga ja, see, et me ratastega sõidame, ma arvan, see on väga hea. Me nagu näeme palju rohkem ilmselt, kui me sõidaksin autoga ringi, ma kujutan ette. Kuulge, mis me teeme, kui me autot ei saa päris? Mitte midagi. Elu seisma ei jää. Ei, no seisma ei jää, aga midagi võiks ju veel teha selles mõttes. Tahaks midagi näha veel nagu.
Kuidas hindad? Mis pallisüsteemis? 10 või soliidse 8, ma arvan. Preven? Kuidas hindad toitu? Hästi, maitseb või? Mitu punkti annad? 5 10-st või? Ei olnud midagi erilist või? Oli eriline või? Elu parim elu. See oli siis see restoran, kus me käisime. Toidud olid maitsvad, teenindus oli super hea. Siin on ju kõik nii ilus, et kogu aeg peab filmima. Reaalselt. No nii, meie oleme tagasi oma villas. Ja me nägime poes suhtsid asju. Ja nüüd paaba tuli siia. Me nüüd teeme paabaga teist testi. Ma ei tea, kas on okei valgus. Loodan, et on. Ühesõnaga sellised Kinderi mingisugused pehmed, ma ei ütleks nende kohta batoonid, aga mingisugused biskviidimaiused ma eeldan. Ja kui on kinder, see tähendab seda, et see peab hea olema. Teeme pooleks või? Jaa. Teeme pooleks. Lööme kokku ka, see juba hakkab. No, mis hindeks annad? No paha ta ei ole. No ei ole. No, mina ei ole ise nagu ostnud. Ma esimest korda söön seda. No Eestis ka pole neid. Eestis ei ole neid. No, enam-vähem. On. Järgmiseks. Kotsiole küpsised. Kellele maitseks küpsised ja ma TikTokis nägin mingi aeg, et need on väga head. Sain lahti. No nii, palun väga. Oota, toon piima ka. Proovime selle piimaga kohe ära. Nii, piim. Pole õrna aimugi, kas see on niisugune tavapiim või mitte, aga siukse me ossime sealt. Piim on päris kallis poes. Saia me isegi täna leidsime väga normaalse hinnaga. Ma ei tea, kus poes me eile käisime või me olime kuskil vales kohas. Aga piim on kallis, jah? Ma loodan, et see mul põhjalt ei löö. Tahab proovida? Hästi väike lõngs. Nagu kindlasti midagi taolisi, nagu meil on milkad ja asjad. Aga see on väga hea. Ja siis me ostsime tiramisud. Ma ei ole isegi kuskil veel tiramisud. Kuskil restoranis proovin, sest lõpuks on lihtsalt kõht nii täis. Aga me oleme täna päris tublisti rattaga sõitnud. Paaba, kuidas sa oled vastu pidanud siis? No, mis mul üle jäi? Ma pidin sõitma ju. No jah. Koju ka ei tahtnud jääda. Ikka näha, siis tuleb sõita rattaga. Aga kus juures siin on ju, siin ei ole ju väga, mina ei näe kuskil taksosi, enamus ikkagi väga palju rattaliiklust on. Ja kõik need võimalused on ka tegelikult olemas ju. Ja väga palju ma nägin vanureid ratta peal. Noh, ma räägin. Ja see ongi tiramisu, jah? See on nii tiramisu. No ma arvan, et meil on Eestis ka kindlasti seda. Kindlasti, aga see on ju Itaaliast pärit ju. Itaaliast, jah. Itaalia maius. Mul kunagi ei maitsenud üldse, nüüd ainult sööks. Püha jumal! Ma sööks seda hommikuks, ma sööks seda lõunaks, ma sööks seda õhtuks. Nii et kõik okei. Sellega meie teist test lõppenud. Tortilla.
nädalaks. Teed 2 aastat tööd ja siis tuled nädalaks siia. Vabadu siia poole. Aga Kristiina, aga vaata need, mis SMS-id tulevad nagu vaatas. Mälu võib täis minna või? Kas sa saad mul kõik nagu ära kustutada, mida mul vaja ei ole? Ei, SMS ei võta sul nii palju mälu. Ei võta või? Kindel? 100. Siin ka mäletan, me tulime sinna. Nii. Meie siis praegu liigume bussijaama, me tahame maltsas sinna linna minna. Tegelikult me tahtsime juba eile sinna minna. Aga juhtus nii, et me jäime ühest praamist maha, mul tuli kett maha ja me sellega, ma ei tea, jändasime ikka, ma ei tea, oma 7-8 minutit. Sellele me jäime ühest sellest esimesest praamist maha, kus me tegelikult tahtsime jõuda. Nii et kui me oleksime läinud järgmise praamiga, need praamid siis käivad iga 2 tunni tagant siin, siis meil oleks ainult tund aega olnud seal linnas olla. Ja piletid olid ka siuke, et 23 € äkki edasi-tagasi, nii et ei tundunud nagu tunni aja ees nagu mõttekas. Ja siis ma leidsin eile, et bussiga saab nagu poole kiiremini ja mitu korda soodsamalt. Nii et nüüd me lähme bussijaama hoopis. Ja 12:10, issa ma ei pannud kella peale. 12:10 läheb see buss. Meil on siuke pool tunnikest veel jäänud bussini ja me jalutame vanaemaga. Saame rahulikult ringi vaadata. Muidu lähme käime ratastega ja siis on paapalisteks käed ja jalad värisevad, ta ei julge mujale vaadatagi. Ja ka ise ka sõidad kiiresti mööda ja ei vii nii palju tähelepanu võib-olla asjadele. Kui näiteks jalutades, siis on palju rohkem aega ringi vaadata. Eile ma käisin veel õhtul ju tahtsin poodi minna, et liha osta. Aga kell 7 oli juba see kinni läinud. Arvasin küll, et äkki 8 on lahti. Ei olnud. Ricordiamo dopo un giorno. Grazie. Et muidu jah, siin lähevad 8 enam ja nagu poed kinni mujal ka varem, nagu ma siis eile teada sain. Ja siis ma juba pidingi ratta tagastama, sest et kell 8 juba peab ratta tagasi andma ja ma jõudsingi täpselt 2 minutit enne. Ja siis juba läksime puhkama. Kõik need päevad, reisipäevad on olnud nii nagu pikad ja tegusad, et lõpuks voodisse saades siis jääb kohe magama. Või mis, baba? Jaa, täpselt nii. Nii ongi. Jaa, nii ongi. Ja täna tuleb ka pikk päev. Maltsasiines me vaatame täpselt, praegu küll on tegelikult ilusilm, lubasin vihma ja kolmapäeval lubas haikest. Ühesõnaga siis me vaatame, et äkki me saame siis kaabel autodega minna üles Mäkke. Seal pidi muidugi jahedam olema. Päris kõrgel pidi olema. Me võtsime igaks juhuks kõik pikad riided ka kaasa ja panime tossud ilusti jalga ja ühesõnaga vaatame täitsa ilma järgi, mis plaanid on. Ja siis, kui me tagasi jõuame, siis siin kuskil peaks olema mingisugune koopasisene kosk. Waterfall, vist on kosk, on ju. Ja siis lähme sinna ka. Nii et siis veel täna, homme ja ülehomme on siis see päev, kus me hakkame tagasi liikuma, aga me oleme siis üks öö veel Helsingis ka, sest me jälle lähme koju ka tagasi läbi Helsingi. Ti ricordi Sofì che qua? No nii, reisil olles süüakse väga palju. Me oleme jälle söömas. Update selline, et me tahtsime minna siis sinna Cable Cars, mis on siis mis ütlesid? Kaabelraudtee või? Kaabelautod, ühesõnaga Taimo, Talis ja Preven läksid siis sinna ülesse. Nad on hetkel seal. Meie tulime sööma. Oleme natuke mingid suveniire ostnud kokku. Mina mitte, aga teised küll. Ühesõnaga, ootame neid.
ja nad lubasid siis sealt ülevalt mingisuguseid klippe ka teha ja seal pidi olema väga võimas vaade, nii et me jäime siis sellel korral sellest ilma, aga vahepeal sadasin ja 30 € oli nagu inimene, siis ma mõtlesin, et okei, no mis me teeme seal nagu, et TikTok ütles ka, et nagu minge kindlasti nagu päikselise ilmaga, et kui siis pidi vaade jälle olema palju ilusam. Emma, Box. Viivo tuli pukile. Kuule parm. Kuka ei ole? No nii, täna on meie 4. päev ja see juhtuski. Paabal on olnud mitu napikat ikka ja nüüd siis selle silla peal seal inimesed tulid vastu ja ma mõtlesin, et ma aitan ta üles, aga hoopis panime matsu. aga noh, elame üle. Elame üle. Jääpäev on meelde, on ju? Just, kindlasti kohe. Vaade on vähemalt ilus, Paaba, selle üle ei saa kurta. Ma vaatasin, kõigil on mingi talik olla äkki. Mis see on? Mis ei lõppu enne, kui sa saab? Siin nad on. Hops. Ära ülla. No kak. Ma olen ju sallihaige. Ilus ju. Ilus, mulle meeldib see. Tahad või? Da, 5 €. Jah. Võtame ära. No võtame. Noh. No nii, käes on meie eelviimane päev siin Riva del Gardas. Tähendab tegelikult viimane täispikk päev Riva del Gardas. Homme me hakkame siis liikuma tagasi Helsingisse. Seal oleme siis 1 öö, nagu ma olen juba ka öelnud. Ja siis lähme jällegi laevaga tagasi Eesti. Praegu siis lähme jälle gelatot nautima. Kuna Paaba tookord ikkagi kukkus, tal ikkagi jalad värisevad rattaga sõites, nii et me naudime hoopis jalutades seda teed. Ta ei ole kusjuures üldse pikk, ainult 3 kilomeetrit, sest me käisime siin äkki üleeile. Oli üleeile, kui ma vist vennaga käisin jooksmas. Ja. Üleeile käisime õhtul veel jooksmas. Ja siis me tegimegi täpselt selle otsa, et me lähme sinna vanalinna ja siis tuleme tagasi ja see oli siis 6 kilomeetrit kokku. Nii et ütleme nii, et 3 kilomeetrit ots. Ja sinna me teel oleme, me kohe tegelikult jõuame kohale ka. Täna tahakski veel kindlasti poes ära käia. Paabal on veel vaja paar asja juurde osta. No vaadake seda mutti siin. Ühesõnaga mingid suveniirid veel. Kellelegi midagi jälle siit kaasa osta.
aga me lähme otsime nüüd poisid üles, sest et nad tulid ratastega ja nad ootavad meid kuskil. Kuhu tühjad või? Kuhu te tühjad või? Ostsin spetsiaalselt selle reisi jaoks mikri ka. Loodetavasti meid on nüüd paremini kuulda, sest no nii tugev tuul on. Ühesõnaga, me jõuame kohe kohale. Millest ma tahtsin rääkida, tuli meelde on see, et miks me üldse aprillis tulime, on see, et Baba ja kaasa arvatud ma ise tegelikult hästi ei kannata nagu kuumust. Ma kipun alati ära põlema ja ütleme nii, et ma olen isegi praegu saanud nagu päikest. Päeval on niisugune 20-22 kraadi olnud, need päevad, mis me oleme siin olnud. Et tegelikult niisugune, ütleme nii, et nagu tavaline Eesti suvi ütleks, aga siin on siis niisugune nii-öelda suve algus alles, et siin tegelikult hooaeg on juuni, juuli, august, vist on isegi september kaasa arvatud, aga praegu on siin nagu selles mõttes väga mõnus, et ongi nagu piisavalt soe, ei ole külm, et meil on õnneks seal majutuses on kenasti olemas ka soojendusega see bassein, nii et poisid ikkagi saavad ujumas käia ja ma olen ise ka ühe korra käinud. Et oota, kus me nüüd minema peame? Me peame siit, sealt. Et selles mõttes praegu on nagu tõesti ideaalne aeg tulla, sest et TikTokis ma olen jällegi näinud, et siin on juuni, juuli, august on nagu nii suured rahvamassid, et näiteks praami peale minnes lihtsalt ootad, ma ei tea, mitmed tunde, et lõpuks nagu praami peale saada. Et me ju käisime siin Limones. Me saime kohe praami peale. Muide, Baba, kuidas Limone sul meeldis? See on see esimene linn, kus me käisime praamiga. Meeldis. See on see esimene linn, kus me käisime ja meeldis. Mis sul seal meeldis? Need vaated või? No need vaated on siin igal pool ilusad, eks ole. Ja, väga meeldis. Aga kusjuures seal oli see, et seal ei ole nagu nii tuuline. Praegu siin me oleme nagu reaalselt seal täiesti selle järve ääres on nagu nii tuuline, et riidedes seljast ei lenda, aga nagu jällegi seal Limones tundub, et nagu see üks mäekülg nagu, kuidas öelda, takistas siis selle tuule liikumist nagu sinna, seal oli nagu tõesti väga-väga rahulik. Praegu me oleme ka justkui tuulest viidud, kusjuures tavaliselt mind nagu häirib, kui keegi hoiab niimoodi seda mikrit siin suu juures, aga ma praegu nagu ei ole midagi teha lihtsalt. Ma arvan, et see tuul muidu sööb lihtsalt selle heli nii ära. Natuke tibab ka, aga Maltsessiines me käisime eile. Ma vist väga ei andnudki tagasisidet, et kuidas see oli, et need Limone ja Maltsessiine, need on nagu sellised väiksemad linnakesed, need on reaalselt, ma ei tea, 20 minutiga läbi kõndivad, mul on tunne, vähemalt selles piirkonnas, kus meie olime, et need Cableway Cars ja need, kus Talis ja Taimo ja Preven eile käisid, et need on ka nagu otse seal mägedes. Aga need on pigem sellised väiksed linnad, et Riivadel Kardas siin on nagu reaalselt nagu saad nagu liikuda ja avastada ka. Et teised linnad ma täiega soovitan just mingi päevatrippideks võtta. Need oleks päevatrippidel nagu ideaalsed, nagu meie oleme teinud. Nii et mul on nagu hea meel, et ma ikkagi võtsin siia Riivadel Kardasse need ööbimised või üldse selle majutuse, sest et ma arvan, et meil mujal linnades oleks lõppude lõpuks ikkagi igav hakanud. Aga siin me oleme ja nüüd me lähme otsime ikkagi need poisid ülesse. Tahaks jäätist saada ja vihm hakkab sadama ja no tugev tuul on. Siin on vopsi surfarpardid koos ja oleme vahepeal söögipoodi tulnud. Ma mõtlesin, et võib-olla ma annan mingisugusegi hinnad ka teile nagu selles mõttes edasi, et
võib-olla kes on siia kanti tulemas, siis teab, et mis hinnad on. Seejuures ma praegu vaatan, et Kinderil on nii palju ägedaid asju siin ja mul nagu täiega Kinder maitseb. Üks asi, mis me proovisime. Tegime pabaga teistesti ka. Aga siin on nagu väga palju ma kohe neid. Ala mingi Kinderi sellised asjad. No, seda on meil Eestis ka, on ju. Kinder seevel, mingi purgandi koogivärk. Väga huvitav, 1,99. Siis neil on mingisugused cupcake, jogurti maitselised 1,99. Siis on veel mingi teise maitselisi. Vaatame veel. Ja siis üldse hästi palju erinevaid küpsiseid. Tukil on mingisugused huvitavad kreekerid. Peaks kohe täitsa proovima. Ma ei tea, millist maitset võtta. Jama on muidugi see, et need lähevad ju kõik katki. See on taas mu lemmikmaitse olnud vist. Ei, see ei ole see. Sellist on mingi maitseainetega. Oi, ise kindlasti näita. Siuksed tavalised. Mingid tomatimaitselised. Siin on hästi palju mingit Itaalia kaupa ka. Et need brändid, mis meil Eestis on, aga meil Eestis siuksed asju ei ole. Need on nagu eriti huvitavad. Vot neid küpsiseid otsisin. Neid ma võtan kindlalt juurde. Vaatan, et siin on mingi kookose maitselisi. Karamellimaitselisi, mis on tavalised. Karamelli omad võivad väga head olla. Ma ei tea, kas ma julgen võtta. Samas neil on nagu suuremad pakid, meil tundub. No mis seal ikka, sööme ennast hulluks siis, no. Vaatame neid ka. Siis hästi palju sellist, mis need on siis, röstitud, juba valmis röstitud saia. Tohutus koguses. Ja muna on päris kallis. Praegu ma isegi näen, et siin on 1,98 ja 6 tükki. 6 pakid on siin. 12 muna ja 3 euri. Tähendab 10 muna, sorry. Paisutatud riis. Ma ise armastan paisutatud riisi šokolaadi. Kas või ise teha. Suht hea mõte oleks. Ma arvan, see läheb kindlasti laiali meil seal kohvris. Et kuidas me need juba ära mahutame, on ise asi. Saiatoodang. Revenil oleks päris hea nussa-saia nendega teha. Ta kogu aeg tahab, et ma need ääred ära lõikaks. Ideaalne. Mis see maksab hoida? €1,69. Normaalne. No ja kui küsida, et mis siis maksavad mingi pastatooted Itaalias. No ma muidugi vaatan praegu mingi täisteravärki, aga 2,09. Meil on ka see Barilla bränd sees, ma tean, 1,99, 1,69. Ma millegi pärast tahtsin arvata, et siin on hästi odav. Aga näed, võtta näpust ei olegi. Isegi kallim kohati. Üldse mingi kuivained. 3,70 riis. Mis ma veel näidata võiks? Nii, ja kana. Kilogramm 4,99. See oli siis kanafilee. Mingid vorstikesed, 1,99. Hästi palju sugust valmis toodangut lihtsalt viskahju tehtud. Nii, ja siis piim. Ma näen praegu, et üks on seal 1,19. Ma ei tea, mitu protsenti seal olla võib. Tundub isegi joodav. Me oleme Coopi poes muidu. Nii et ei ole mingi, ma ei tea, ekstra kallis pood. Ma arvan, täiesti tavaline kohalik pood see on. 1,99, 1,79, 1,79. 1,82 ütleks, et pigem kallis. Noored 2,05, 2,89, 2,15 või 3,99, 1,99, 2,79. Ja noh, alkoholi ei propageeri, aga väga-väga odav on siin mingi peinid. Kindlasti on ka kallimaid, aga üldjuhul ütleks, et alkohol on väga odav. Ja tore on näha, et ka mujal maailmas on allahinnatud tooteid, mis hakkavad siis, millal säilivuse tähtaeg hakkab lähenema.
ja siis siuke poolfabrikaat. 2,99, see kusjuures tundub väga maitsev. Ma raudselt sööks seda. Issand, kui hea see tundub. Meil on kahjuks õhtuks täitsa teised plaanid, nii et jama. 3,49. No ja muidugi hästi palju Itaalia sinki. 3,39 ja siukest, millega me oleme päris harjunud, siukest ei ole, aga ma arvan, et siin on mõne inimese unelm kindlasti. Ma ise väga ei armasta neid toorsinke, aga väga lai valik ja kindlasti on veel suuremad poed, kus on veel suurem valik. No ja muidugi valmis mingid tortelliinid ja mida iganes sa siit tahad. Meil endal on ka tulnud tänapäeval väga palju valikusse, aga nii ja siis on juustud, on ju. Suures ma arvasin jällegist, et juust on siin odavam. Võta näpust, ei ole. Siin on muidugi kilode järgi väga raske praegu arvutada välja. Kuigi need on vist tükihinnad, jah, no 4,79. Muidugi juustuvalik on uhke selles suhtes. Lahtist juust on ka hästi palju. Pigem kallim jällegist. Mozzarella on muidugi odavam. Aga jälle mingid Philadelphia määred, no need tulevad ilmselt siis, aga suht sama end. No nii, ja värske kraam 4,29 kilo, 2,89, 3,39, 1,09. Siuke kogus lehtsalatit, saab piha jeekin. Päris hea hind, ostaks koju, kui saaks. Burgandid. Tomat jälle 4,29. Tomat on kusjuures suht kallis, need 3,49, 3,39. Isegi tavaline kobartomat on 3,99. Kurk 2,39. Ja siis niimoodi pakitud kuju lõuna 2,89, 2,29. Siin koti sees saab odavamalt 1,47, 98 senti. Noh, enam-vähem selles suhtes. Kartul. Kui kallis on kartul meil siin? Sibul on päris kallis 1,89. Aha, kartuli kilo 59 senti. Buongiorno. Maitseb. Me oleme siuke 2 kilomeetrit ilmselt neid kotte vedanud. Peaaegu oleme eduka finišini jõudnud, natukene on veel vaja kõndida. Järgmine asi, järgmine väljakutse on võib-olla saada need asjad kohvrisse kuidagi, nii et need päris katki ka ei lähe. Ja siis meie majutus on jäsuke 3 kilomeetrit kesklinnast. Ja siis siin vahepeal on jälle nagu natuke meenutab nagu vanalinna. Päris vanalinda ilmselt ei ole, aga siuke väga ilus linnaosa siiski. Tegelikult meil siin samas on üks restoran ka, kuhu me tegelikult ei olegi jõudnud. See on suht siin samas, kus meil see majutus on. Ja nüüd ma vaatan, et seal on midagi avatud. Aga meil vist täna on juba teised plaanid. Ütle, no ootime viimast päeva. Päeva. Nonii, teeme siis ikkagi viimase päeva puhul ühe roomtuuri ka. Tegelikult house-tuuri, mitte roomtuuri. See on ikkagi meie villakene olnud 6 päeva. See on siis meie esmane vaade uksest sisse tulles. Vasakut kätt jääb kohe ülariiete hoiustamiskoht. Kapikene, mis iganes otstarbeks vaja kasutada. Paremat kätt jääb meie siis alumise korruse WC. Need on siis 2 tükki, see on poiste WC olnud. Vajalik on siin olemas. Foonid, värgid, särgid. Siin saab riidid kuivatada. Kohe näha, et poiste WC täielik laga.
esimesel korrusel on siis kohe paremat kätt diivan, mida jagasid poisid meil. Telekas, siin on väga oluline prügi sorteerimine, kapikene jälle, mis iganes vaja hoiustada on reisi jooksul, siin hoiavad, see on ka kapp ja siin hoiavad poisid enda mingisuguseid riideid. Siin on siis kohe söögilaud. Kas sa tahad midagi öelda? Keda ta teile meenutab? Eile me saime igatahes kõvasti nalja, kui nad tulid vastu enda sonidega. Nii Mario. This is my brother Luigi. Reaalselt. Kööginurk, kõik vajalik on olemas. On olemas sööginõud, olemas meil mingi söögi tegemistarvikud. Siin nagu näha ei ole praegu midagi. Nõud, kõik värgid, särgid. Meil on praegu nõudepesumasin huugab täie hooga. Meil oli siin korralik sööming paar tundi tagasi. Üleval on meil tee jaoks kõik vajalik. Saab mingit espressot ilmselt teha, kui vaja. Ja siin, mis kapis ei olnud midagi, see on kupukapp. Siin on olemas kohvimasin, röster, veekeedukann. Ahju kahjuks ei ole, aga on olemas mikrolaineahi, külmkapp. Üleval on isegi sügav külmik ja siis isegi pokaalid, kes tahab. Nii, aga mis me siit saan veel näidata, on meie terrass. Praegu on küll õhtu käes, kott pime, aga siin neid vaateid te olete kindlasti näinud. Pall on ka kohe nii paha. Siin me sõime mõned hommikud hommikusööki, nautisime meie imelist vaadet. Kohe siin on soojendusega bassein ja kusjuures me olime siin villas ainsad. Siin oli kohe ka päikse võtmiseks mõnus ala. Oi, kuu on väljas. Ja meie olime siis praegu ainsad siin villas, nii et täielik private pool ja kõik muu. Väga mõnus. Seal samas oli poistel väga fun. Said mängida jalkat, seal kohe maja kõrval on võrkpalliväljak. Siin kohe selle aia taga oli lastele mingisugune veemänguala. Seal taga olid batuudid, lastemänguväljak, ühesõnaga kõik vajalik olemas. Ja siit siis trepist üles minnes on 2 magamistuba. Siin siis magas venna, Papa on pesus. Siin oli neil suur kapp. Ühesõnaga tegelikult need kõik olid 3 eraldi voodit. Alguses mõtlesin, et poistele, aga siis ikkagi kolisime niimoodi ümber, et ühesõnaga nagu näha, me juba pakkime asju kokku. Siin majutusid siis ainult 2 tükki ja poisid olid nõus minema alla. Ja siin on siis meie ruumikene. Suur. Praegu siis 3 inimese voodi. Meie magasime siin kõik koos. Kõik vajalik on siin olemas, isegi telekas oli meil. Väike nurgaka töö tegemiseks, nagu näha. Siin siis on meie riided, jällegi siuksed kapid, kuhumahutused, kõik asjad. Ja siis rõdu. Panen siit tulega põlema. Nii Mario. Oh my god, ma ehmatasin, lollakad. Klouni mängides palju sa maksama. Ja siin on siuke mõnus. Ei, poisid, no sa ütlesid, et sa ei mängi enam klouni. Ja siin siis ülimõnus siuke chilliala. Pesu saab. Ma ei näidanud, ülemises WC-s on pesumasin ka. Me pesime korralikult pesuga, siis saab puhaste riietega koju minna. Ühesõnaga väga suur rõdu, väga suur terrassiala ja meie oleme selle villakesega ülirahule jäänud. Et siin on teisi majutujaid ka selles majas seal siis, mis oli poole odavam, aga tundub, et seal on nagu väga palju rahvast. Et täitsa oleks võinud isegi sinna majutuse võtta.
aga me oleme üldjuhul enda suure kambaga siin majutuses ülirahul ja no ma ei tea, need hommikused vaated, ma jään neid nii igatsema. Maksime selle eest äkki 1500 pluss siis turistitaks äkki 8 € inimene juurde.